Phoenixbet on omadele toeks korvpallist kuni rallini. Phoenixbet, panustame omadesse. Rootsi ERC ralli on lõppenud ja see viimane päev, pühapäev, oli väga dramaatiline, sündmusterikas. Kui viimasel päeval läks vastu siis liidrina Jaspar Vaher, kuid päeva 4. kiiruskatsel sõitis ta teelt välja, kaotas 8,5 minutit, jõudis küll kiiruskatse finišisse ja pärast hooldusalasse, kuid suurest mängust oli ta väljas. Kõigepealt nüüd vaatamegi, mida Jaspar Vaher ise selle dramaatilise hetke kohta rääkis ja kuidas sündmused edasi arenesid. No, räägi palun oma sõnadega, mis seal kurvis juhtus päris kiiruskatse lõpus teelt välja. Jah, peaaegu täiega üle nuki ja põhimõtteliselt rehvid olid niivõrd juba kulunud, et lihtsalt enam seda rehvi nagu äärt või serva nagu ei olnud ja saba läks libisema, ootasin, et tuleb tagasi, aga jah, lihtsalt gaas oli põhjas, aga ta ei teinud nagu midagi, ta lihtsalt jäi libisema, kuni me läks puudesse minema seal ja siis tegi kuidagi spinni ja nii tegi. Kohe käima ei saanud, et kas teil oli seal midagi sassi, et läks aega? Ei, ma ise olin üsna veendunud, et selle pilliga ei sõida enam kuskile, siis mul ei hakanud väga kiirustama, et niikuinii ei ole mõtet autot lõhkuda, kui niikuinii juba see üritus suhtkond läbi nagu on, et jah, saime sealt välja ja seal iseenesest enam väga vahet, kas 2 minutit või 10 minutit, mis iganes, aga enam vahet ole. Tiim ütles, et sõida edasi, et prooviti praegu korda edasi sõita. No eks nad üritavad ikka ja eks ole näha, ta sai sinna tagaotsaga otsa puusse, et eks ole näha, kui palju ta tagant haiget sai, et kosmeetika on üks asi, aga kas seal reaalselt sillad said ka viga, et eks seda ole näha. Emotsioonid, masendus? No, loomulikult jah. Me üritasime päris palju ja ma arvan, meil tuli ka isemest päris okeilt välja, et me ei saa nagu midagi väga halba öelda, aga ma sain aru, et ma olin üsna piiri peal juba, et kahjuks nii. No tõestasid, et kiirust on ikkagi selles tasemel. Kiirust selles mõttes on, aga kui stabiilsust ei ole, siis on sellest vähe kasu. No, nagu kuulsite, noor mees oli päris pettunud, mis on ka loomulik, sest et kõik võimalused siin rallil suurt tulemust teha olid olemas, kuid rallisport on selline, juhtub kõikidel sõitjatel ja nii juhtus ka Jaspar Vaheril, kel kogemusi ikkagi veel vähe võitu, kuid mehaanikud tegid tõepoolest suurepärast tööd, auto saadi korda, Jaspar Vaher sai sõita veel 4 kiiruskatset, aga ralli lõpptulemust ta siiski kirja ei saanud, kuna pärast punktikatset sõitis ta otse siis ralliparki, ei läinud finiši poodiumile ja läks tal siis kirja katkestamine. Teise eestlasena rajal olnud Joosep Ralf Nõgene sõitis lõpuni, oli punktikatsel 3. ja vaatamegi nüüd, mida Joosep Ralf Nõgene siis ralli kokkuvõttes rääkis. Joosep Ralf Nõgene, Rootsi RC ralli on lõppenud, õnnelikult finišis, tõsi, väiksed probleemid ja vimkad olid küll sees, aga kuidas sa kokku võtad selle kirjutamise? Ma arvan, et ega me ületasime oma ootusi nagunii, et vahet ei ole, mis lõpptulemus protokollis on, et see hoog oli kindlasti, kuna need teed oli teadagi üsna keerulised tehnilised, me tõenäoliselt ei arvanud, et me suudame siin enam-vähem tempos püsida ERC nagu tippudega, et see oli nagu, ma arvan, igati õnnestunud nädalavahetused, võib-olla isegi üks parimaid, mis meil rallipaarina Aleksiga on olnud, et kindlasti selles mõttes jääme rahule, et eks see eilne see teine luup peale seda intsidenti ja siis pärast seda, kui me endal rooli kõveraks sõitsime, et siis see kõige parem ei olnud, aga pärast seda kõik, mis enne seda oli väga hea, ma arvan. No kui sa nüüd võtad järjest need 2 päeva, laupäev, pühapäev ja need kiiruskatsed ja kui me rääkisime ralli alguses, et sa ei ole võib-olla saanud väga hästi valmistuda, et kas iga kiiruskatsega läks kuidagi asi paremaks või tundsid sa ennast üha mugavamalt roolis? Ma arvan, et tegelikult ma tundsin isegi juba kohe seal vabatreeningul ennast väga mugavalt ja me suutsime nagu selle tunde kohe rallisse ka kanaliseerida, et eks seal pigem see tunde headus pigem sõltus nagu katse iseloomust, et ma nagu meile arvasingi, et tänast katsed natuke sobisid paremini ja eks me tõestasime ka seda, ma arvan. Mida sa nüüd siit võtad eelkõige kaasa järgmisteks rallideks ja nüüd tegelikult hooaeg ju alles sinu vaatest algab? Ei, ma arvan, see üks nagu eesmärk oligi, et kuna see on nii hea ralli selles mõttes just vaadates nagu meie suvehooajal, et meil on palju Soome meistrikate etappe ja
Rally Estoniaga siin liiga palju pistmist pole, aga Soome ralliga kindlasti, et ma arvan, et see auto seadistus ja kõik see tunne, kuidas nagu nendel teedel sõita, et selle me võtame kindlasti kaasa ja ma arvan, Soomes võiks nagu see eelis ka olla, et seal on ikkagi nagu pidamist rohkem, sest seal on nagu abrasiivsem pinnasvärk, et siin oli tegelikult see pinnas osutus nagu üsna suureks proovikiviks ja tundub nagu teiste sõitjatega rääkides, et siis see oli kõikidel natukene nagu omaette väljakutse, et ta on niisugune sile ja nii edasi, et väga palju head infot, ma arvan. Järgmine kord ralliauto roolis siis juuni keskel Jyvaskylas Soome ja Eesti meistrivõistluse ühisetapp või nii ütelda. Jaa, just täpselt, seal oleme järgmisena, mis ei ole väga kaugel enam. Ja kuidas see programm edasi läheb, et võib-olla paari sõnaga seda ka? Ongi Jyvaskyla, siis on Lõuna-Eesti ralli, sõidame nagu testirallina Estoniaks, see on Rally Estonia, Soome ralli ja siis augustis on üks Soome etapp ja siis ma sügist praegu isegi peast ei tea, aga seal on ka kindlasti 2 rallit veel. Crosskaardis ka sind näeb see aeg veel või? Ma ei tea, ma võtan neid otsuseid pigem jooksvalt vastu, et kui mu kart on vaba, et siis ma vahest tahan sõita, aga rohkem oleneb etapist, et millal nagu isu tuleb. Selge, edu sulle! Aitäh! No nagu nägite, Joosep Ralf Nõgene oli oma ralliga suhteliselt rahul, oli ta see sisuliselt hooaja avalöök ja uued kihutamised tulevad ning tegelikult kiirus oli tõesti kohati päris hea. Pärast Jaspar Vaheri katkestamist tõusis liidriks Teemu Suninen, kuid eelviimasel kiiruskatsel eksis ka Suninen, sõitis rajalt välja ja pidi katkestama ning see tõstis liidriks ja lõpuks ka ralli võitjaks Mikko Heikkile, Soome mehe, kes ralli alguses oli seal esikolmiku piiri peal, see aegu sõitis, aga siis 2 kiirema mehe katkestamine tõstis seda võitjaks ja selle võidu väärtust tõstab kindlasti see, et ta suutis edestada WRC sarjas tegelikult ka päris kiiret sõite teinud lätlast Martins Sesksi. Aga selline oli siis Rootsi ERC ralli täismängu vaates. Eesti mehed olid kiired, kahjuks lõpptulemuses see otseselt ei kajastanud, aga see annab päris häid lootusi järgmisteks rallideks, nii et püsige täismängu kanalil ja oleme järgmistel kihutamistel taas kohal.